Hawaii Express Estonian Cup rattamaratonide sarja 2018. aasta hooaja eelviimane etapp sõideti Pärnumaal, kui juba 19. korda võeti ette Jõulumäe rattamaraton. Eesti vanim ja suurim rattamaratonide sari toob ikka ja jälle kõik rattasõbrad kokku. Rada tallates ei saa ju seista rännumees, minema peab edasi, et teada, mis on ees. Seegi kord väntasid siin pea 800 ratturit, kes jagunesid laiali GP-distantsile, Gardena maratonile, Fruit Expressi poolmaratonile ja Põltsamaa lastesõitudele. Siin Pärnumaa maagilises parkmetsas domineerib looduse ilu. Legendaarsel rajal leiab küll paar kruusalõiku, ent enamik sõidust toimub siiski mööda pehmet metsaalust ja kõvapõhjalist metsarada. Sisse satub ka paar liivalõiku. Enne võistlust oli veidike ka sadanud. See tähendas ühtlasi paari muda auku. Muutus varasemate aastatega oli aga see, et sel korral läksid GP-sõitjad esmalt raskemale Riia-poolsele ringile, mis ulatub Leina külast kuni Tolkuse raba vaatetornini. Ja teine pool läbiti Uulu suunal, kus peamiselt kulgeb sõit mööda metsaradu. Ehkki kõik 3 distantsi startisid vaid pooletunniste vahedega, siis raja ülesehituse tõttu keegi teineteist ei seganud. Samas oli kogu üritus väga kompaktne ja perega rattapäeva korraldamiseks sobivaim. Sõit võidu nimel algas energiliselt, sest enne 4 kilomeetri täitumist ootas siinsele spordikeskusele nime andnud Jõulumäe mäe otsas Küüsloogu festivali vahefiniš. Viimasesse kurvi esimesena tulnud Kaspar Austa võttis ka võidu. Sten-Erik Kottender punnitas mööda Oskar Smužneksist teiseks. 4. tuli sarja üldliider Raido Saar, tema taga aga 5. Peeter Tarvis. Selle arvestuse liidriks jäi Gert Jõeäär, kes samal ajal väntas Baltiketi velotuuril. Rada oli tõepoolest raske, sest 10 kilomeetrit hiljem oli eest pääsenud 7 meest. Peeter Tarvis, Oskar Smužneks, Kaspar Austa, Dmitri Sorokin, Sten-Erik Kottender, Raido Saar ja Ivars Prokofjevs. Sellises grupis sõidetigi kohti vahetades enamik Riia-poolsest ringist. Enne keskuse juurde tagasi jõudmist läbiti aga ka keerulisemad singlid. Seal said eest 2 lätlast, Mužneks ja Prokofjevs. Sellises järjestuses jõudsid nad ka Europargi mäefinišisse raja 35. kilomeetril. Kulus peaaegu minut, enne kui tulid jälitajad. 3. koha punktid võttis Peeter Tarvis, 4. Raido Saar, Sorokini, Kottenderi ja Austa ees. Selline järjestus tähendas, et Tarvis tõusis punktiga Europargi mäefinišide arvestuse üldliidriks. Lätlased tegid teineteise alla tublisti tööd ja vahe jälitajatega püsis minuti ringis. Finišis näitas teravamat jalga sõitu domineerinud Mužneks ja võttis rahulikult võidu kaasmaalase Prokofjevsi ees. Valge hobuseme 3. koht sai võidu vastu välja vahetatud. Actually, good day for me. At the beginning legs was not so good, but I felt that guys also are suffering, and I managed with the other Latvian guy to make the break in one uphill, and we saved till the finish this small gap. I knew the other guy, Latvian guy, like competing all the time. I knew that I'm a little bit better at the finish in the sprint, so I used it.
7 kilomeetrit enne lõppu oli jälitavasse gruppi jäänud 4 meest. Veel sarja üldliidriks olev Raido Saar oli maha jäänud. Finišis näitas distantsi jooksul suurt töötegemist vältinud 3. lätlane Dmitri Sorokin teravat finiši jalga ja jättis parima eestlasena lõpetanud Kaspar Austa 4. 5. oli Ott Ender, 6. Tarvis, 7. Saar. Mul sõbrad see aasta ongi naljatanud, et 4. ja 4. Ja siis kui ma vaatasin, et Sorokin must finišis mööda läks, mul tuli naer peale, et ma jälle 4. olen, aga ma ütlen ausalt, et ma olin tänase sõiduga väga rahul, et just koha poolest, et mul oli terve päev väga-väga raske. Et see esimese poole peal, et niuke tunne, et jään maha, aga kannatasin ära ja enam-vähem, olen rahul. Et mulle isiklikult see jõulumäe on meeldinud alati, et ma ei tea, palju ma siin võitnud olen, aga täna Facebookis oli memory pilt, et 6 aastat tagasi täpselt täna ma võitsin siin maratonini, et mulle see koht väga meeldib. Ja finiš, seekord ei lähe vaja fotofinišit nagu Kalevipoja maratonil, kus nüüd Balti ketituuril sõita verki pütseb juukse ja karva jagu. Austat edestas nädala eest Peterburi lähedal Venemaa meistritiitliga võitnud Kaspar Austa triumfeerib Samsungi sarja hooajal 4. korda võitjana ning võib lubada luksust suudelda enne lõpujoont ka abikaasat ja poeg Joonatani. Pere on oma saanud osa pereisa võidust. Nüüd siis vaja lõpetamine ka ära vormistada. Võitja võib. Rõõmu peab ka tundma, rõõmustada peab ka oskama. Võidurõõmust saavad osa ka kõrvaltvaatajad. Kaspar Austa juba endale sarja üldvõidu taganud on tänagi parim. Peeter Tarvis sai tänasega kokku 6 arvesse minevat sõitu ja tõusis nüüd ise 6 punktiga Saare ette Hawaii Express Estonian Cup rattamaratonide sarja üldliidriks. Kas ta suudab ka Tunamulust üldvõitu korrata? See selgub juba 6 aja pärast Saaremaal. Ohtlikke jälitajaid on terve peo täis. Naistest oli täna kiireim Janelle Uibokand, Mari-Liis Mõttuse ja Meri-Liis Irveli ees. Viimane jätkab aga naiste roosas Subaru liidrisärgis. Traditsiooniliselt sõideti ka lastesõite. Kuni 10-aastaste Põltsamaa liidrisärgi arvestuses toimusid seekord olulised korrektuurid. Poiste sõidul läks korrigeeritud tulemuste järgi täna liidrina rajale Markus Aleksander Saar. 1,3 kilomeetrisel ringil võttis ta ka napi võidu Sebastian Suppi ees. Ent liidriks kerkis siiski just Suppi, saades kokku 5 arvesse minevat tulemust. Varasem üldliider Herlen Kajo oli 3. Sama vanadest tüdrukutest võttis oma 6. sõidul 6. võidu Loore Lemlo, olles üldarvestuses 4. Ideaalsed ilmaolud, pilvesilm ja täpselt paras õhutemperatuur tegid seekordsest etapist jõulumäel meeldejääva sündmuse kõigi jaoks, kes omale sobiva distantsi ette võtsid. Iga ühe elus saatusel on oma samm, mis mõnikord on ilus, vahel tundub valusam. Rada tallates ei saa ju seista rännu mees, minema peab edasi, et teada, mis on ees. Kui pikk on tee, teab harva rännu. Koduradadel sõitud Rio olümpiapronks Allar Rajagi jäi kaotusest vennale hoolimata päevaga igati rahule. On küll siukse rahvaspordi tunne on küll ja ütleme, et kaassõitjad on toredad, vahepeal saab juttu ajada ja ergutavad, et see on, mida sõudespordis ei saa, et distantsi ajal kellegiga, kuidas läheb ja mis värk on ja siin rattasõit on ikka muljetamine ja kihutamine ja ekstreemi, aga mõnus. Ja samas kodusõit ka ikkagi, et kodurajad. Täpselt nii, kodurajad, et ega elan siin lähedal ja väga tihti metsa jõua, vahepeal vend toob, aga aina tihedamini ma arvan, et jõuan siia. No seekord vist tuli see pill küll alla neelata, et vennale kaotus tuli. No siin ei ole mingit pilli siin teada, et tema on rattakund minu jaoks, et minu eeskuju. Ja mul on au, et ta minuga koos trennis käib, et talle nagu koormust suudab pakkuda. No kuidas sõudjale see rattasõit välja paistab, et on see ikka väga teistsugune sport või? No üldiselt ta võiks sobida, kui ka rohkem harjutada, et
aga sport on muidugi teistsugune, pikk ja pingeline nagu nii-öelda Anna Roopse läve tsoonis sõitmine, et sõudedistants on 6 minutit, siin on 2,5 tundi või ma ei teagi, kaua siin läks, aga üldiselt ta sobib ettevalmistusperioodi väga hästi, ma arvan. No tänasest jääb selline hea tunne ikka sisse või kuidas siin finišis emotsioon on? No kui ma esimest korda 2 aastat tagasi sõitin, siis ma katkestasin, sest et hindasin võimid üle ja hakkasin alguses kihutama. Täna oli kõva pluss see, et olen finišis ja tuju on ka samuti hea, et ei kurda. Progress on kõva? No progress on nagu silmaga märgatav. Tehtud teod ja mõeldud mõtted alatiseks jäävad, ei kustuta neid pimeduseid tähes ära taevas. Rajalt maha astuda võib kergelt iga mees, minema peab edasi, et leida õige tee. Kui pikk on tee, teab harva rännumees. Rada oli teistmoodi. Ma olen muidu 2013 aastast alates sõitnud ja erinevad need rajad on olnud, et ongi huvitav, et mudaralli oli seekord jälle, et ikka väga kõvad mudaralli sai, et rattas on ikka kõvasti vatti saanud täna. Jõulumäe on alati ilus ja huvitav rada, seekord teistpidi või ringid vahetatud, väga hea mõte, et head muljed. Miks see hea mõte on? No raskem osa ees ära, enne oli see raske lõpp, väga raske. Kui pikk on tee, teab harva rännumees. See oli minu esimene maraton, poolmaraton. Ma tulin vaatama, kas saab jaksu või ei saa. Aga sain ja ma arvan, et järgmine kord võtan ette teise maratoni. No mis siis meelde jäi, et saan aru, et oli siuke tore päev või? Ikka, jah. Kõik see seltskond ja kõik see atmosfäär, see on väga hea. See on huvitav ja annab nagu hea enesetunde, see on põhiline. Et finišis on hea olla? Jaa, väga hea. Et see oli super, aga jah, see natukene, eelmiste aastatega on natukene rada nagu oli raskem kui seekord oli super. Raskused on selleks, et neid ületada saab. Lootuskiire leidmine ei ole kerge saab. Rada, mis on valitud, võib olla konarlik. Koju jõudes iga rännumees on õnnelik. Kui käidud tee, on rahul rännumees. Kui käidud tee, on rahul rännumees. No suurepärane ilm ja kõik sujus täna, ikka mõnus tunne oli. Et oli ilm, mis tegi täna sõidu või? Võib isegi öelda, Jõulumäge ma olen siin vähemalt 10 korda sõitnud ja selline sombune ja natuke niiski ilma tegelikult kõige mõnusam. Miks? Ei ole liiga liivane ja ei olnud ka liiga mudane, selline mõnus. Liiga pehmeks ei läinud? Ei, väga hea oli, ideaalne. Sel aastal siis maratoni distants, et kuidas see maratoni distants oli siuke raskema poole peal ja korralik siuke kündmine? Ikka, ei mõnus oli tegelikult. Ütleme, tunne oli hea ja ütleme nii, et viimast aastat üks mõnusamaid tundeid. Kui käidud tee, on rahul rännumees. Täna oli jalg päris hea, et pigem nautisin. Mis siis sõitma toob? Harjumus. Ikka tahtmine. Palju sõitnud olete siis juba? Kaua? Ma ei tea, 5-6 aastat. Et nüüd on lapsed ka ja terve perega sõidame. See on nagu ma saan aru mingi pereettevõtmine siis või? No kõik pereliikmed on rattaklubi liikmed ja vaikselt kasvab peale. Raskused on selleks, et neid ületada saaks. Hawaii Express Estonian Cup rattamaratonide sari on lähenemas lõpule. Ees on veel suur finaaletapp, kui esmakordselt minnakse üheskoos avastama Saaremaad Karujärve rattamaratonil. Võistluspäev on 29. septembril. Traditsiooniliselt nädal varem toimub ka Synlabi matkasõit. Veel on aega end kirja panna aadressil estoniancap.ee, kust leiab ka kõik varasemad tulemused. Kohtumiseni! Kui käidud tee, on rahul rännumees. Kui käidud tee, on rahul rännumees.
kui käidud tee on rahul rännumees. Kui käidud tee on rahul rännumees. Kui käidud tee on rahul rännumees. Kui käidud tee on rahul rännumees.